külaline, kes on lubanud külla tulla, on ka kohale jõudnud läbi hommikuste Tallinna ummikute. Reigo Kimmel, YouTube'i spetsialist. Tere hommikust. Tere hommikust. No nii, vaatan, sul on isegi, sul on isegi YouTube'i kirjaga särk seljas ja seal on kirjas, et 274 subscribers, thank you. Kas see on sinu jälgijate arv või on see tuhandetes või miljonites või mis see on? Mul oli hiljuti sünnipäev ja siis sõbrad tegid nalja, et kuna ma siin just hakkasin Eesti organisatsioone ettevõtteid koolitama, et kuidas YouTube'i kasutada, siis mul on selline suhteliselt värske kanal. Seal on tõesti 274 kanali tellijat ja sõbrad tegid siukse särgi ja ma mõtlesin, ma panen uhkusega selle selga, et neid kõiki tänada. Jaa, aga kuidas sa oled YouTube'i spetsialist, siis võib nii öelda? No meil on täna igasuguseid spetsialiste, sotsiaalmeedia spetsialiste, Instagrami spetsialiste ja kui me räägime üleüldse sotsiaalmeediast ja YouTube on ka ju tegelikult ikkagi sotsiaalmeedia kanal, et kuidas sa selleks YouTube'i spetsiks said? No ma olen seda kanalit jälginud juba üle 15 aasta ja ma ütlengi, et kui sa juba niimoodi välja mainisid, siis enamus Eesti ettevõtteid ei tea, et YouTube on sotsiaalmeediakanal ja kui seda ei kasutata kui sotsiaalmeediakanalit, siis seal ka ei õnnestuta. Et täna, kui me vaatame YouTube'i, mis on siis viimased 3 aastat Eesti kõige populaarsem bränd, teisel kohal seal Kalev ja siis me jätkame seal juba teiste tuntud nimedega, aga ükski sotsiaalmeediakanal tuntutest Facebook, Instagram ei ole viimase 3 aasta jooksul isegi top 10 seas olnud. Et siis kui Eesti inimesele öelda, et nimeta mõni tuntud bränd või kaubamärk või firma, siis nad ütlevad YouTube. Number 1, jah, see on Kantar Emori uuringute andmetel viimased 3 aastat juba. 4 aastat tagasi oli teisel kohal YouTube, aga selle aasta uuring tuleb siis välja ilmselt kuskil suve keskpaiku, et siis saame teada, mis siis see seis nüüd on. No Reigo, kui sa ütlesid, et sa koolitad ettevõtteid, et nad oleksid edukamad, seda siis läbi YouTube'i platvormi. Mida üks ettevõte seal YouTube'is siis tegema peaks? Et tundub selline suur ettevõtmine, kas ma pean nüüd palkama mingid näitlejad ja mingid reklaamid sinna siis paigutama või mida ma seal teha saaks? No ettevõtetel on kõige lihtsam YouTube'i kanalist aru saada sedasi, et võtta seda täpselt samamoodi nagu Facebooki. Umbes 95% Eesti ettevõtetest kasutab oma sotsiaalmeediakanalina Facebooki, toimetavad seal väga hästi. No Facebookis on ju lihtne toimetada, panen mingi pildi üles, panen mingi jutu juurde, et tule osta meil, näe uus selline toode, näe siit saad osta. Täna soodushind koodiga -20 sulle veel kõik jutud ja... Aga YouTube on ju video. Sinna sa pead mingi videoklipi tootma. Facebookis on ju ka samamoodi videovõimalus täitsa olemas, aga see mõte selle juures on see, et kui YouTube'i midagi laadida, siis peas peab käima täpselt samamoodi, et ma panen sinna mingisuguse üleskutse, ma lisan sinna lingi, sest veidi laiemalt öeldes minu arust sotsiaalmeedia üldine eesmärk on saada, ettevõtete või äriline eesmärk on saada inimesed sotsiaalmeediast ära. Et saada oma kodulehele ostu sooritama mõnele sündmusele, kontserdile, kuhu iganes, piletit ostma, et see on tegelikult sotsiaalmeedia äriline eesmärk. Nii et sa arvad, et sinu tööpõld on suur ja lai, sellepärast et Eesti firmad, ettevõtted ei oska YouTube'i ära kasutada enda kasuks. No kui me vaatame täna, jagame YouTube'i kasutajad suures plaanis ju 3, eks. Ühed on need, kes, või jagame sedasi, et kui maailmas on umbes 8 miljardit inimest, siis 2,6 miljardit kasutab igakuiselt YouTube'i. Nendest 2,6 miljardist ehk siis ligi 3/3 planeedist laeb ise YouTube'i sisu üles umbes selline 50 miljonit ehk siis suhteliselt väike arv, umbes 1000 inimesest 6 laeb ise YouTube'i midagi üles. Ja need inimesed saab jagada 3. Ehk siis ühed on täiesti tavalised inimesed, kes käivad kuskil spordivõistlusel, käivad siin-seal ja siis teevad sellest video, laevad üles, neil ei olegi mingisugust eesmärki sellel. Teised on siis need, keda saab nimetada YouTuberiteks, kes siis vlogivad ja teevad oma igapäevast... Vlogivad ja blogivad. Näitavad, kuidas koeraga jalutasin ja edasi, teevad sellist sisu, mida siis paljud inimesed jälgivad, aga nemad teevad seda ärilistel eesmärkidel. Nemad tahavad saada omale jälgijaid ja nemad tahavad saada omale kanali tellijaid, sest siis kui nendel on see piisav arv koos, siis võimalik on see, et YouTube ehk siis läbi Google'i hakkavad nad saama video peal olevate reklaamide näitamise eest raha. Või siis on seal sellised muud moodi influencerid, eks ole. Ja siis on 3. osa, ongi need nii-öelda ettevõtted, organisatsioonid, kes teevad seda siis ärilistel eesmärkidel. Ehk siis YouTube on lihtsalt üks sotsiaalmeedia kanalitest, üks kanalitest, kus siis samamoodi nagu Facebookis teinekord kutsutakse inimesed oma kodulehele või midagi tegema.
meil on külas Reigo Kimmel, YouTube'i spetsialist ja ausalt öeldes oma vanema lapse näite varal mulle jääb selline mulje, et vähemalt noored või lapsed muud ei teegi, kui nad istuvadki tundide kaupa seal YouTube'is ja vahivad neid videosid, et mis selle YouTube'i võlu on ja kui palju Eestis neid YouTube'i kasutajaid üldse on või neid, kes iga päev midagi vaatavad? Lähme korra ajas tagasi, et ma küsin, et Maris, et kelleks sina tahtsid saada, kui sa olid väikene? Loomaarstiks. Mina tahtsin saada loodusteadlaseks. Mina tahtsin saada kosmonaudiks, sest siis kui NSV oli veel, siis kõik tahtsid minust kosmonaudiks saada. Aga täna USA uuring, kelleks tahad saada, on siis number 1 ametikoht ongi YouTuber. Ja võib-olla siis mõtlesin välja sellised 3 põhjust, miks mitte keegi ei peaks mõtlema, et YouTuberiks saada ja mõtlesin välja ka 3 põhjust, miks kõik peaksid seda proovima. Et ütlekski need ära, et tegelikult see YouTuberi, sellise traditsioonilise YouTuberi tegemine, selline ongi siuke vlogimine ja videote tootmine. Et see on nii keeruline ja konkurentsitihe valdkond, et sul on 10 korda lihtsam saada mingil kosmonaudiks isegi. Seda mõtlengi, et miks ma peaks hakkama seal üldse midagi tegema, et kõik on juba tehtud ja kõik teevad ju ja mingid minusugused on seal mingi miljon. Siis teine põhjus, miks mitte teha, on see, et see on nii suure riskiga. Mis juhtub siis ühel päeval, kui läheb sinu kanal kinni? YouTube'is juhtub midagi, sinu videos enam ei näidata, eks ole. Mingi autoriõigustega juhtub. See on teine põhjus, mitte teha. Ja 3. põhjus, miks mitte teha, on see, et tegelikult inimesed ei saa aru, et see on täiskohaga töö. See on isegi rohkem tunde päevas läheb YouTube'i tegemiseks, kui siis ütleme tavalises töökohas 8 tundi, eks ole. Aga 3 põhjust, miks me kõik peaksime seda proovima, on see, et milline on kõige suurem hirm. No teil on seda hirmu kindlasti vähem, aga mis on inimeste... esinemishirm ikkagi. Esinemishirm. Ja kui sa ikkagi proovid kaamera ees esineda ja proovid seda teha, siis see hirm sul jääb oluliselt väiksemaks. Sul on seda esinemishirmu võimalik sellega juba noorena leevendada ja igasugust avalikku esinemist tuleb sul tõenäoliselt kindlasti ka tulevikus ette. Mida kõrgemal positsioonil oled, seda rohkem tuleb. Võib-olla tõesti väike selline tööriist, jah. Ja teine põhjus, sa oskad teha videosi. Võib-olla sa tuled kunagi siia Sky Plussi tööle, hakkad hommikul siin saateid hoopis filmima ja sul tekib selline oskus videosi filmida ja monteerida. Ja see oskus on väga hea oskus, mida kindlasti, ma arvan, võiks olla keskkooli programmides juba sees. Ja 3. põhjus on tegelikult see, et on mingid valdkonnad, kui sa mõtled selle peale äriliselt, kus tegelikult võiksid olla kõik või suurem osa YouTuberid. Ma toon põne näite. Kinnisvaramaaklerid. Võtke ette kaamerad, käige mööda kortereid, maju, tehke videos, rääkige ja näidake, tehke mulle sellest üks video, ma leian selle korteri maja Google'ist üles, vaatan sind, näen, kuidas sa räägid, klikin video all olevale lingile, tulen ja tõenäoliselt ostan ära selle, sa oled kõik ära teinud. Hiina vanasõna ütleb, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja üks video räägib 1000 korda rohkem kui üks pilt, eks ju? Ja vaatangi, et mõned üksikud, Eestis on ju mingisugune üle 100 kinnisvarafirma ja üle 1000 maakleri, aga mõned üksikud kasutavad seda võimalust. Ja, aga see on kallis ja võtab aega ja keeruline ja sa ei oska teha seda ja siis on vaja neid kaameraid ja mikrofone ja... Täna on igal ühel kaamera taskus. Ja no aega ikka võtab ja sa ju tahaksid, et see näeks ikkagi ilus välja ja alguses sa ei ole nii vilunud, et kui sa 10 aastat teed, siis see jäsk käib sul juba siuh. Kui sa tuled raadiosse esimest korda rääkima, siis sa tõenäoliselt ka ei ole vilunud, aga kui sa juba mitte mõnda aega ükskõik millise erialaga on see samamoodi. Vaatan, et Reigo on ka raadios väga vilunud. Ma olen kõrvalruumis käinud. Aga sa ikkagi ei vastanud mu küsimusele, et miks ta Eestis nii populaarne on see YouTube, sest ma tean, et eestlased väga palju vaatavad YouTube'i. Ja kui palju eestlasi vaatab seda YouTube'i? On 3 põhjust, miks YouTube'i vaadatakse. Üks on siis meelelahutuslik, mis on peamine. Kõige suurem osa YouTube'is ongi meelelahutuslik sisu. Isegi ka tegelikult ju muusika kuulamine või vaatamine on meelelahutus. Mul ongi jäänud mulje, et eestlased just selle muusika pärast kasutavad YouTube'i hästi palju, sest seal tuleb see muusika sulle nii-öelda tasuta kätte, et kui sa näiteks tahad, ma ei tea, Spotify'd või Tidalit või mõnda muud streaming platvormi kasutada, nii-öelda, et sa saad ka ise valida, mis sul seal tuleb, et siis sa pead maksma, aga YouTube'is sa saad seda tasuta. Okei, küll reklaamid jooksevad sulle peale, aga muusika kuulamise pärast hästi palju kasutatakse. Hästi palju ja tegelikult YouTube'is on ka tasuline versioon, mida ma ise kasutan, mis jätab need reklaamid ära ja see on väga hea.
aga muu meelelahutus samamoodi. Teine pool on siis õpetuslik sisu. Ehk siis vaadata, kuidas õunakooki teha ja siis vaatad seda videot. Tänaste tudengite käest näiteks või küsid, et kuidas seda asja teha, kuidas seda programmi kasutada, kuidas, ma ei tea, autor pidurikotse vahetada, kuidas lipsusõlme teha, on ju, siis kõik need vastused on YouTube'is olemas, et seda tegelikult otsitakse hästi palju. Ja siis on selline informatiivne sisu, mis selgitabki, et kuidas meil siin täna läks, kuidas meie ettevõtte välja näeb, on ju, millised on see või teine asi, on ju, mingisugused informatiivsed sõnumid. Kas YouTube on siis Eesti kõige populaarsem sotsiaalmeediakanal? On tal kõige rohkem kasutajaid? Vot seda saab öelda, et nii ja naa, eks ole, et YouTube ja Facebook on olnud siin aastate ringi kord üks peal, kord teine peal, aga YouTube'i vaatamisest ja kasutamisest on see, et YouTube'i vaatajaskond on laiem. Ehk siis Facebookis me saame rääkida inimestest, kes on alates 13 eluaastat, on ju, aga YouTube'is on ka minu lapsed juba siin. YouTube'is võivad ka 3-aastased vaadata. 3-aastastena võtsid juba kätte tableti ja hakkasid vaatama sealt mingisugused multikaid ja tegelikult see Baby Shark äkki ongi kõige populaarsem video, YouTube'i video, eks ole, tänu sellele. Aga nemad ju ei ole selle kasutajad loonud endale, et aga samas nad vaatavad. Reigo Kimmel, räägi, kui palju Eesti kõige kangemad YouTuberid YouTube'is raha teenivad. Palju nad saavad? Palju näiteks see Vaakin saab raha? Ja me eile mõtlesime, me olime Kroonika meelelahutus auhindadel ja mõtlesime, et palju see Vaakin huvitav teenida võib sellega, et täna Reigo käest küsime. No vot, see ei ole nii-öelda avalik. On küll mingisugused lahendused, mis ennustavad sellise vaatajate arvu pealt, et kui palju seda saab. No paku, jätta see ilus jutt kõrvale. Ma pole vaadanud, aga selline leht nagu Social Blade saab igaüks minna ja panna sinna see Vaakini aadressi sisse ja siis näha, et milline tal see enam-vähem võiks olla. Aga väga oluline on kõikide YouTuberite puhul öelda, et see nii-öelda YouTube'i peal näitavate reklaamide tasu, mida siis YouTube sinuga jagab, see on teinekord kõige väiksem osa. Ehk siis suurem osa rahast saavad need inimesed, kas siis selle pealt, et keegi klikib mingil lingil, soovitab midagi või sponsor maksab kinni. On pannud oma taustale riiulisse õige joogipurgi või nokamessi. Selle eest makstakse teinekord palju rohkem kui selle eest, mida siis sa YouTube'is sellest AdSense'i kaudu saad. Kui sa oled siis saanud vähemalt 1000 kanali tellijat ja sul on vähemalt 4000 tundi videode vaatamise kokku viimase aasta jooksul. Tundub nagu ülilihtne. Maris, miks meil ei ole oma YouTube'i kanalit? Tegelikult on, Sky Plussil on. Ja Sky Plussil on, aga mina ütleks, et ei tundu ikkagi lihtne, et seal on omajagu toimetamist, sa pead leppima mingeid asju kokku, sa pead ikkagi ise ennast müüma, et juhuslikult ei satu sulle see õige asi sinna riiulisse ja sa ei ole juhuslikult seda diili saanud. Et jah, ühel hetkel tõesti, kui sa juba oled populaarne, siis sul on see kõik lihtsam. Aga ma arvan, et Facebookiga täpselt samamoodi, keegi peab ju sellega tegelema ja Instagramiga täpselt samamoodi peab keegi tegema. Samamoodi võtta kui või sotsiaalmeediakanalit, siis ei ole seal midagi keerulist. Ja ma arvan, et igaüks võiks nüüd minna YouTube'i ja otsida üles Sky Plussi ja seal seda folloda. Nii et Reigo Kimmel, sina spetsialistina soovitad kõigil ikkagi YouTube'i kasutada. See on Eesti populaarsem bränd, miks sa ei peaks seal olema? Väga hea, aitäh soovituste, nõuannete ja väikse sellise sisekaemuse eest, sellepärast et me kõik teame, mis on YouTube ja kuidas seda kasutada, aga kuidas see enda kasuks. Aga miks me seda ei kasuta, eks? Jah, kuidas see enda kasuks pöörata. Siit tuli päris häid soovitusi. Reigo Kimmel, Eesti üks kõvemaid YouTube'i vendi ja sa saad mul selle konto üle ka vaadata, mis mul seal õigesti või valesti on? Palju see maksab? Teeme nüüd väikse pausi siit kohe ja lähme vaatame siis Ott Tänaku video uuesti üle ja minge teie ka kõik. Ja youtube.com on see aadress. Radio Sky Plus.